Tervist, Tervist, meeste jutt, Toomas. Janek. No nii, et pole päris mitu aega me siin teinud seda meeste jutu saadet ja siis nüüd siis leidsime jälle õige aja, et ju siis on õige aeg. Jah, õige aeg jõudis kätte. Jah. Natukene võttis aega, et endal oli siin vähe mõtteid selgineda aega ja selline huvitav teema siis täna nagu solvumine. Jah, et sai seda nagu mõeldud siin, et millest me nagu räägime ja see solvumise idee tuli tegelikult ühelt tuttavaltki ja ütles, et see oleks nagu hea teema, millest rääkida võiks ja siis omavahel ka siin rääkisime ja mõtlesime, et mis siis saab, et ja tundus, et oli väga hea teema. Ja mõtlesime, et teeme ära. Ja noh, läheme teemasse siis, et selles mõttes solvumine iseenesest on ju tegelikult väga negatiivne ja ebameeldiv asi, nii et kui te nagu teate seda, kuidas solvumine ennast ka füüsilisel kujul nagu välja näitab, siis see seletab päris mõndagi. Jah, ja hakkab kogu lugu tegelikult sealt pihta, et see ei ole mitte midagi muud kui meie enda meeleseisund. Ja me ise sõna otseses mõttes tekitame selle endale, sest et mitte kedagi ei ole võimalik solvata, kui ta ise ei solvu. Jah, et selles mõttes on päris mitmete asjadega on see, et solvumine iseenesest tekitabki päris vastikuid asju, et ma päris kohe oma kogemusest ütlen siin, et ma arvan, just mõtlesin enne, et see võis olla äkki mingi praegu 9 või 10 aastat tagasi ja Reiki kliinik oli siis alles nagu loodud ja see oli mingi sügisene aeg minu meelest või oli see varakevad, täpselt ei mäleta, aga mõte oli siis nagu selles, et mingil hetkel mul tuli siuke nohu, et kui ma ikka nuuskasin, siis ikka maht oli nagu kilodes vist peaaegu. Et see oli täitsa õudne, ma ei saanud aru, kuidas see tuleb. Kõik mu tuttavad, kes sellest teemast nagu jagavad, kõik ütlevad, sa oled millegi peal solvunud. Mis mõttes ma nagu ei teagi, mis solvumise teema see nagu oli, on ja. Ja siis oli see, et sõidan ühe hommikul tööle, mingisugune kilomeeter oli vist jäänud nagu kohale jõudmiseks ja siis järsku nagu seisan eufoori taga ja küsin iseenda käest, mis mõttes ma nagu solvunud olen, mille peale. Ja siis käis mingi nagu siuke plõks seestpoolt läbi ja siis ma sain aru, et aga see tunne oli see, et ma ei tundnud ise seda ära. Sellepärast ma nagu arvasin, et ma ei ole nagu solvunud, et millest te räägite. Ja põhimõtteliselt kilomeetri pärast mul käis ma töötasin selle tunde nagu läbi. Ja põhimõtteliselt kilomeetri pärast oli mul see nohu praktiliselt poole peale vähenenud ja päeva lõpuks olin ma täiesti nagu nohust vaba. Nii et sisuliselt minu enda tõestus, minu enda jaoks, et see asi oligi puhtalt nii-öelda solvumise teema. Nii et nohu on solvumise haigus. Jah, ja sellega on ka see naljakas lugu veel, et me solvume mingi asja peale ära ja siis nagu ikka nende negatiivsete asjadega, siis me surume see nagu maha ja surume selle alla, surume taha plaanile. Või tegelikult jääb see... Surume sinna. Ja näiteks sinna ja no see oli ütleme väljund siis. Ongi jah, tagaplaan. Endast nagu märku andis. Ja siis ongi see, et me surume selle maha, aga tegelikult jääb see kõik alles. Ja siis ongi, et kui läheb mingi aeg mööda ja siis juhtub olema sarnane situatsioon ja siis see päästab uuesti selle lahti või valla ja siis see tuleb nagu topelt sellise mõnusa, mugava nohuna näiteks sulle kaela ja siis sa mõtled, et huvitav, et nagu mis asja, et kõik on nagu korras olnud ja nüüd äkki, et sellest ei saagi väga tihti ise aru, miks nagu mingi asi toimub, aga kui sa võtad aega, nagu sa isegi ütlesid, et esitasidki endale küsimuse, aga mis see nüüd siis on, et mille või kelle peale või miks. Ja siis kui küsida ja kuulata iseennast, siis saab ka selle vastuse, siis see informatsioon tuleb sinuni ikkagi
ja nüüd ongi kõige olulisem moment see, et kas või kuidas sa sellega edasi tegeled. Ja eks siis see teadvustamine endale, see päästabki tegelikult selle lahenduse lahti. Et noh, selles mõttes ega solvumisega ongi see, et see tuleb ei tea kust ja see tegelikult ma usun, et see on vanemate muster. See on kindlasti muster, aga see tuleb kõik sinu enda seest. Aga selle mustri ma olen ka nagu vanematelt saanud. Et sa saad selle väga suure tõenäosusega kas kodust või lasteaiast või koolist. Ehk siis kõik see, mis meid nagu täna ümbritseb ja mis meiega toimub, on nagu väga palju alguse saanud ennekõike kodust, lasteaiast, koolist, sest et see, nagu mulle meeldib öelda, see sotsiaalne surve lihtsalt on nagu nii palju suur, mis sind mõjutab, kui sa oled sellises kasvueas ja paraku need mustrid kinnistuvad. Nüüd, kui sa oled juba nii-öelda täiskasvanu ikka jõudnud on, siis tegelikult on kõik see sinu enda nii-öelda kohustus need mustrid siis sinu jaoks positiivsesse varianti ümber mängida. Aga see on juba teine teema, et kuidas neid sulle teha. Ja, aga samas on see, et nii-öelda nohu ongi siinkohal see näitaja, kes või mis siis nagu viitab sellele, et sul on mingi probleem enda sees ja solvumisega, et selles mõttes puhas märk. Ja kõik see, mis toimub meil tervisega, on sisemaailma ebakorrapära. Ja see väljendubki siis erinevate haigustena, nagu nüüd ei saa nüüd võtta nagu haigusena, aga sellise märguandena, et midagi on nagu valesti ja sellega peaks tegelema. Ja kui sa selle lased lihtsalt nagu mööda, siis järgmine kord antakse sulle natukene rohkem millega tegelema. Ja ehk siis kui me õpime ära selle, et me saame aru, et solvumine on nagu teataval määral nagu siuke sisemine viha, siis meil tegelikult mina isiklikult arvan, see nagu nohu kogemuse saamine kaob nagu vähemaks. Ehk siis, et kui sa nagu oled pihta saanud, et okei, et siin nüüd hakkas jälle ninna tõmbamine on. Ehk siis see ju tegelikult tähendabki seda, et võtsin ninna omale selle mingisuguse teema seal, et hakkasin nagu, ma võin nagu väga täpselt öelda, et minu suguvõsas on olnud selliseid, ütleme siis inimesi, kellel solvumise teema oli nagu väga nagu kodus asi. Ja ütleme siis nii, et eks ma sain sealt ka siis nagu seda asja, nii et selles mõttes ma ütlen otse välja, et olen olnud väga nagu solvuja ja siuke mõnes mõttes isegi pirtspekk. Ehk siis, aga elu õpetab selles mõttes ongi nagu see, et kõige parem kogemus oligi see sama jutt, mis ma siin enne rääkisin. Et nohu iseenesest nii-öelda läks nii tugevaks mingi hetkega, et ma nagu pidin sellele nagu otsa vaatama. Ehk siis kui õhk ei käi läbi, siis ongi päris karm juba. Nii et iseenesest jah, aga et mida sellega teha saab? Nohu on õpetajas. Jah, sellest räägime kohe, et mida teha saab ja võib, tuleks natukene selle viha teema juurde tagasi. Et vihaga on selline hästi huvitav lugu, et viha võib olla konstruktiivne, ehk siis ülesehitav ja ka destruktiivne. Ja see kõik on täpselt see, et kuidas sina seda võtad, ehk siis kuhu sa paned selle oma fookuse, oma jõu. Et kui sa millegi peale vihastad, siis sa selles mõttes võid midagi või isegi kedagi ära lõhkuda, kaasa arvatud iseennast. Ise saad niikuinii pihta. Ise saad niikuinii pihta jah, seoses selle destruktiivsema poolega, aga kui sa rakendad seda oma viha, siis sellise konstruktiivsema poole pealt, ehk siis sa teadvustad endale seda, miks sa oled vihane, miks sul see selline seisund tekkis ja nüüd sa paned selle mingi sellisesse vormi, läbi mille sa lood midagi nagu positiivset, ükskõik kas siis iseenda või siis selle teise inimese jaoks, kelle peale sa vihane oled, siis see lahtub ära või selle sa lahendad ära, et see ei jää sulle kuhugule sinna niimoodi alla surutud varianti, et nagu kokku surutud vedu, et mingi moment see hüppab jälle lahti. Aga mis siis teha saab? Mis teha saab ongi see, et kõigepealt on teadvustada, et
kuidas ma talle ikka niimoodi nagu lipsu läksin on ju, või mingit jama hakkasin tekitama, et. või kuidas tema mulle seda tekitas, ja. see põhjustab ju täpselt samamoodi viha, et mis mõttes, kuidas sa mulle niimoodi tegid. Kusjuures hea mõte on nagu see, et ega keegi ei saa sind nagu mõjutada, kui sa ise ei lase ennast mõjutada. Ehk siis tuleb, hakkab sul nina lõõruma seal mingit lolli juttu ajama, et sind nagu endast välja viia selleks, et saada see nagu see energialaeng kätte, mis sa nagu vihaga peaks välja andma. Aga kui sa ei reageeri, siis tegelikult tema kaotab oma energiat, aga midagi ta vastu ei saa. Puhas energia vampiirlus näiteks toimub siin. Jah, siin mul tuleb kohe lugu meelde, mitte kaua aega tagasi rääkisin ka oma emaga sellest. Ma isegi mäletan neid detaile nii täpselt, aga ma olin sõjaväes. Ja siis oli niimoodi, et kui noorteaeg läbi sai, siis ma läksin nii-öelda autorühma, ehk siis olin Tagala ülemaa autojuht. Ja seal oli hästi huvitav juhus oli see, et seal nagu see meeskond, kui nii võib öelda, mis puudutas nagu ajateenijaid ja mõned olid ka üleajateenijad, läks nagu kahte leeri, et ühed olid siis sellised, kes olid nagu negatiivsema poole esitajad, teised olid positiivsema ja need negatiivsed vennad, et kogu aeg käisid ja ilkusid. Ja üks vend oli siis võtnud mind väga korralikult ette ja täpselt see mõte ja soov ilmselt selline energiavampiirlus. Ja siis oli see, et muudkui käis seal ümber palava pudru nagu kass, nagu öeldakse. Ja siis oli see, et tema eesmärk oligi algusest peale, mis ma pärast teada sain, mind nagu endast välja viia, et ma talle virutaksin. Mis juhtus, oli see, et ma läksin läbi selle protsessi ikka väga sellisesse emotsionaalses seisundisse ja selle asemel tegelikult, et talle vastu vaatamist virutada, ma lõin vastu garaaži ust. Ja ma lõin selle vastu garaaži just sellise korraliku laksu, nii et need nukihääled olid seal garaaži ukse sees. Ja need vennad, kes olid siis nii-öelda minu poole peal, ütlesid mulle pärast, kusjuures ma ise ei mäleta. See oli niimoodi, et see mingi moment tõusis ja kui see vallandus, siis selle vallandus, just selline sisemine raev või ma ei teagi. Siis see ja kui see hakkas ikka korralikult keema, siis sõna otseses mõttes keisin üle ja selle asemel, et talle virutada, lõin vastu garaaži ust ja siis teised vennad pärast kommenteerisid seda niimoodi, et kui see vend oleks selle laksu pihta saanud, oleks olnud väga tõenäoline, et oleks olnud surmalaps. Sest et see pauk oli nagu nii kõva, et sõna otseses mõttes kõik tõmbusid eemale ja peale seda ei olnud mitte ühelgi vennal, mitte ühtegi kobinat enam minu suunas ega minu pihta. Et kõik tõmbusid tagasi, ei olnud mingit tilkumist ega mitte mingit asja enam ja see ema tuletas mulle isegi seda rohkem meelde, kui ma seda mäletan, et kuna ma olen talle rääkinud vahetult peale seda ja siis mina ise nägin seda selliselt, et miks ma seda ei mäletanud, oligi see, et ma lasin läbi selle löögi sinna vastu garaaži just, ma lasin selle kõik endast välja ja ma ei jätnud midagi nagu endasse. Garaaži uksest muidugi kahju. See oli metallist? Jah. Vedasid käsi oli jah vedas, et isegi käsi ei vajanud parandust, mis oli hästi huvitav, kuigi käsi oli punane ja valulik oli mingi aeg peale seda, aga kõik on kodus. Said teada, et plekki saab teistmoodi ka töödelda. Just metalli, mitte plekki. Metall, jah. Ei no eks ta oligi sellise paksema plekiga sealt seest poolt üle löödud, see sisepind. Jaa, et siinkohal mõtlen seda, et see on see moment, jah, see on see moment, et ärge kodus seda järgi proovi. Ja just, ehk siis isegi garaaži uksega mitte. Võib vaja minna. Ja, aga selles mõttes ongi, et mis oligi keetmine vaiksel tulel ja selles mõttes nii-öelda see solvumise moment siin kohal ei olnudki see, et siin sa ei muutnud asja nagu solvumiseks, vaid sa nagu see kuidagi ise nagu ikkagi nagu ehitas ennast välja, nagu ma aru saan. Eks ma võtsin selle enda sisse liiga palju. Positiivne moment ongi see, et ma ei virutanud mitte talle, vaid ma lasin endast selle kõik välja teistmoodi. Üks Rootsi kardinat saanud veel äkki? Võimalik. Kartsa kindlasti. Ja.
aga kus Vene sõjas käisid? Ei, Eesti. See oli põhimõtteliselt teine aasta äkki või, kui oli juba, no seal vahepeal olid kõik need üleminekuajad ja nii edasi, et oli Kaitseliit ja kuhu siis nagu nii-öelda, ma ei tea, ajutiselt mindi. Aga jah, minu mäletamist võib öelda oli see teine aasta, kui oli selline nii-öelda Eesti oma juba. Okei, aga jah, et selles mõttes, mõnes mõttes nagu sõjavägi ongi nagu see asi, mis tegelikult korrastabki ka seda sisemaailma meestel päris kõvasti, et memmekatest tehakse mehed. Et mis ongi see, et ega see, kuidas see tüüp sul seal ilkumas käis või mingit nakkimas. Et sellega nagu tegelikult ju võiks nagu öeldagi seda, et oligi kuskilt mingist väärastunud mõttemaailmast. Ehk siis mõned otsivadki omale selliseid ohvreid, keda siis nagu nokkida. Aga võtame selle solvumise teema veel nagu esile, et see on ikkagi nagu muster. Ja selle mustriga teil tulebki nagu enda jaoks nagu paika panna see, et sõna ots mõttes nii-öelda ei laseks ennast nagu paigast ära just, et te lasetegi oma sisemise solvumise nagu endast välja voolata, et mina kasutan sellist asja, et kes teab, siis ma tegelen sihukese asjaga nagu on maatriks, aga ma mõtlen selle maatriksi nime peale just seda, et see tuleb ära muuta, et see maatriks on natuke halvamaiguline. Aga mismoodi seda teha saab, näiteks kui ma sõidan nagu autoga, siis mul on nagu selline süsteem, mis on siis selle maatriksi süsteem. Et kui ma tunnen ennast halvasti, mul on nagu ükskõik mis nagu negatiivsed tunded, emotsioonid, mis iganes see on. Ja ma tajun ära, et kuidagi nagu mingi asi keeb nagu üle sees, siis ma teen sellise efekti nagu teate, kus on istme kõrval käsipidur. Mul on seal nähtamatu luuk. Siis ma tõmban selle luugi lahti ja ma lasen kõik selle, mis on näiteks solvumine, mis on näiteks nii-öelda viha, kurbus, siuke meeleheide, mis iganes meil on neid kõigil. Ja ma lasengi lihtsalt, ma nagu täiesti teadlikult sõidan, ma ei tee seda linnaliikluses, ma teen seda tavaliselt siis, seal, kus on nagu võimalik pikalt sõita. Et siis ma saan nagu keskenduda sellele, et ma nagu olengi nagu tühjendavas faasis. Ja näiteks solvumisega on täpselt see, et tõmbasin selle luugi lahti, et just kui auto põhi läheb nagu avatuks ja minu seest langeb välja energeetiline solvumise mingisugune kogus. Ja praegu ma siin seda teile räägin, siis pilt on selline, et need on nagu sellised nii-öelda pruuni või sellised tumedat punakas, pruuni, musta värvi kuulikesed. Need on nagu kuullaagrid ja need lihtsalt nagu krõbinal kukuvad auto põhjast läbi ja kukuvad autost välja ja lihtsalt haihtuvad ära. Ja piisab juba täiesti 1 minutist, et see asi tegelikult mõjutab sellist nagu energiavahetust. Ehk siis solvumine on samamoodi energia, nagu viha on energia, armastus on omaette energia. Et kui me neid energiaid suudame enda jaoks nagu ilusti nagu hallata ja paneme need asjad nagu selles mõttes nagu paika, et me ei lase ennast lihtsalt oma sisemistel emotsioonidel üle võtta, siis me saame oma selle nii-öelda normoleku tagasi. Ma ütlen kogu aeg, et mõtlemine on kurja juur. Ehk siis sellepärast, et mõtlemine läheb ülemõtlemiseks väga kiiresti. Ja kui see ülemõtlemine on juba kätte jõudnud, siis me reageerime asjadele nii üle ääre, et see nagu sisuliselt hakkab nagu muutma meie energiaväljas igasuguseid erinevaid võnkesagedusi. Ehk siis ja me lihtsalt läheme nagu paigast ära. Ja siis on näiteks see, et teetegi omale näiteks siukse tühjenduse, et istute ka see pargipingi peal ja vajutate mingit nuppu. Ja siis tunnete, kuidas peaasi, et kõht lahti ei lähe. Aga et te saate ennast sellest vastikust energiast nagu vabaks lasta. Nii et selles mõttes alistumine on üks nagu hea teema, mida me võiksime ka nagu päris kiiresti nagu
käsitleda, nii et praegu tõmbaks teema kokku, tahad midagi öelda veel? Ma tahaks öelda küll, et nagu ma alustasin, et see solvumine on ennekõike nagu meeleseisund ja kui me saame aru sellest ja kusjuures see mitteteadlikult tekib. Ja, sest see muster ja siin ongi nagu teatud need päästikud, mis siis päästavad see lahti. Kõige olulisem ongi endale nagu teadvustada seda, et nüüd ma siis olen solvunud. Ja siis saab midagi ette võtta ja nüüd ongi, eks neid variante on küll ja veel, kuidas siis sellest vabaneda. Minu nägemus on nagu see, et kõige rohkem sellel puhul aitabki ennekõike see, et saada aru sellest, miks teadvustada, miks, kelle peale ja siis sa saad ka sellega edasi tegeleda, ehk siis mida kiiremini sa saad selle endast välja, seda kiiremini ka korrastub sinu sisemaailm. Ja aga huvitav on nagu see, et vaata, kui sa sellesse solvumisse lähed, sa tegelikult ei saagi aru oma nagu täie mõistusega, et see siuke asi nagu tööle on pandud. Ja sa saad sellest hiljem aru. Ja, ehk siis selles mõttes see on just kui keegi sinu sees, kes võtab selle lihtsalt, võtab su lihtsalt üle ja teeb sinuga täpselt seda, mida nagu heaks arvab. Mina ei tea, mind ei huvita, et lase käia, lase tee, mis tahad, on ju. Et mis tegelikult ongi nagu see, et see on just kui keegi ärkab teie sees, keda tegelikult on võimalik enda seest välja ajada, et kuule, et mine rahulikult, mine käi seal, hüppa prügikasti ja lahustu ära aga noh, teadvustamine on ikkagi number 1. Nii et iseenesest nagu siuke mõte. Aga rohkem ei saada. Jah, siuke meeste jutt siis. Selline jutt täna, jah. Just. Nii et kuulake ja vaadake meid jälle.